See siin on suurim Eesti toidukaupade ladu, kus käib läbi ligi 20% kõikidest Eesti toidukaupadest ja mõni sortiment tulebki ainult sellest laost. See on tohutult suur ladu, ma vaatan sinna kaugele kuskil mingi lõpp paistab, ma nüüd kavatsen lõppu välja minna, vaadata kaua mul aega läheb, et sinna kohale jõuda. No nii, ma jõudsin kohale. Täpselt 2 minutit ja 2 sekundit. Selleks, et jõuda ühest lao otsast teise. Mulle tundub, et pisikeste masinatega on palju lihtsam liikuda selles kohas kui pondiaurul. Kui palju kaupa siin ikkagi on, nii et inimene saaks aru inimkeeli? Inimkeeli, siin on umbes 20 000 erinevat toodet. Eks kui sa lähed kuskile Selverisse, Rimisse, Prismasse, siis peaaegu veerand, mis sa leiad leti pealt, käib siit majast läbi. Kõik poeketid käivad siit läbi? Kõikide poekette kaup? Absoluutselt, jah. Mitte ainult poeketid, ka baarid, restoranid, ma ei tea, rannakohvik pannakse Peipsi randa suveks, ka sinna viime. Neid tarnepunkte on üle Eesti 20-30 000 vahele. See tähendab seda, et kui nüüd midagi selle majaga juhtub, siis on hädamaja, siis 20% toetest jääb inimesel saamata. Jah, tõsi, aga Pareto printsiibi tõttu 80 peal alles, eks ole. Aga ei, kindlasti toidujulgeoleku ja varustuskindluse mõttes on see maja ja kompleks ülioluline. Ehk siis, kui täna on pluss-miinus 100 kriisipoodi üle Eesti juba valmis või siis planeerimisel, kriisikindlaks muutmisel, siis ka meie peame olema kriisikindlad, et see kaup lõpuks ka jõuaks nendesse kriisipoodidesse. Et vähe kasu on kauplusest, kus generaator töötab ja inimesed on olemas, aga kaupa ei ole. No siit hakkab kogu asi pihta. Iga päev tuleb 40-60 rekka täit kaupa. Nendest ustest läbi see tuuakse siia, siin kontrollitakse ära ja siis jagatakse riiulite vahel ära. Tõstub paneme siia riiulisse ja siin riiulisse mahub 35 000 alust kogu selle ruumi peale kokku. See kaup tuleb nüüd kus kohast täpselt, kas kogu maailmast või Euroopast või kus kohast? No valdavalt tuleb ta ikkagi Baltikum ja lähiregioon, aga me peame seda kaupa kokku siia üle Euroopa. Siin jaotame laiali, viime ta Eesti peale laiali või teine variant on, võtame Eesti tootmistest, toome siia, konsolideerime ja saadame Euroopasse eksporti. Et teiselt poolt ka üle maailma, et me toome ka Tšiilist veine konteineritega üle mere. Siin käib komplekteerimine. Ehk on teada, mis kaup kuhu minema peab. Tema komplekteerib selle kõik kokku, paneb ühe aluse peale ja siis ta läheb siit edasi väljastusalasse. Ja siia vist on paigutud asjad niimoodi, et need kõige uuemad asjad lähevad siit kiiremini välja. Need asjad, mis võib-olla alles 6 kuu pärast kasutusse lähevad, need on seal maailma teises otsas. Minu laua teises otsas. Ja nüüd mõtlete, et mis siit kõige kiiremini välja läheb, siis näiteks mitte herned, mitte šokolaad, vaid kõige kuulem toode on hoopis karastusjooks selles majas. See läheb nagu kuumadele kivida. Siin on ikka tohutu info, käib ühest kohast teises, skännitakse pidevalt, kompuutrid, ekraanid, värgid. Nüüd mul oli selline küsimus, et kui midagi juhtub kogu selle infosüsteemiga, näiteks tulevad Põhja-Korea häkkerid ja söövad teie kompuutrid sinna sisse, mis siis saab? Nad võivad tulla, aga tegelikult ei saa sisse. Ehk siis see on hästi turvatud. Aga jah, kui me räägime nagu kõige halvematest stsenaariumitest, ilma selle infosüsteemid ei tee midagi. Eks kõik ongi täna, kogu tarneahel on ju elektrooniline. Et see on kindlasti riskikoht, millega pidevalt tehakse tööd ja nähakse vaeva. Et kogu see laohaldustarkvara ja andmed on back-upitud, 3 või 4 kordselt side on back-upitud üle Starlinki, et juhul kui peaks juhtuma midagi kuskil internetikaabliga. Et selles toimepidevus on üks olulisemaid punkte, millega me täna tegeleme. Mis on teie jaoks kõige tähtsam, mis peab kindlasti funktsioneerima? Ma kujutan ette elekter või? Vale, kõige tähtsam on inimene. Ehk siis ilma inimeseta ei juhtu siin midagi. Aga jah, elekter ja side, et 2 asja, milleta ei saa. Kui suur on teie akupank? Mul on kodus üks 10 000 milliamprit. See siin on 2,15 megavatt-tundi. Ma ei tea, mida see täpselt tähendab,
aga ma eeldan, et see on natuke vähem kui praegu päiksest energiat tuleb. Mina olen ikkagi näinud aeg-ajalt YouTube'ist videosid, kuidas sellises laos üks riiul hakkab ümber kukkuma ja siis kukub teine riiul ja siis kolmas riiul. Kas teil on ka midagi sellist juhtunud siin? Ei, me sülitame nüüd 3 korda üle ühe ja teise õla ka veel igaks juhuks, et ei juhtuks, ei õnneks mitte. Aga kas see reaalselt on tal oht kukkuda, et kui nüüd midagi juhtub, et need ümber hakkavad teist kukkuma? Jah, paraku on, et nende riiulite suur mure on, et kui ikkagi kandekonstruktsioon peaks viga saama, siis see võib juhtuda. Kui te olete nüüd need inimesed nagu mina, kes üritavad sellise imepisikse kleepsu pealt infot kätte saada, aga ei saa siis, ja kui teil on huvi, et kuidas see kleeps siia peale satub, siis me oleme praegusel hetkel kleepsu peale panemise kohas, ma täpselt ei tea, mis selle nimi on, igatahes see süsteem oli niimoodi, et siit käib 2 miljonit sellist kleepsu läheb iga kuu siit, või iga kuu läheb siit mööda ja need tooted, mille on kleeps vaja peale panna, need võetakse siit käsitsi muideks välja, pannakse kleeps ilusti peale ja nagu te nägite, see kõik käib teoorias 3 sekundiga. Aga mul läks natuke rohkem aega, aga tema suudab teha ühe toote 3 sekundiga. Osadel toodetel on kleepsud peal, osadel ei ole. Miks nii? Need on riiklikud nõuded, Euroopa Liidu nõuded, et toidutootetel peavad olema eestikeelsed tekstid peal. Kas või samad allergeenid, pähklit süües, inimene ikkagi teaks, et sööb pähklit, pandimärgid. Tahame ikkagi viia selle joogipudeli või purgi automaati ja maksumärgid, et riik saaks oma aktsiisid kätte. Neid käitleme siin iga kuiselt keskmiselt 2 miljoni jagu. Ühesõnaga, kui on mingisugune reglement riigi poolt väljastatud, et sellel tootel peab siuke info veel peal olema, siis see etikett läheb pikemaks, tuleb teine juurde, selle võrra läheb toode kallimaks. Kas etikett läheb pikemaks või tekst etiketi peal läheb väiksemaks? Aga jah, absoluutselt, et iga uus nõue lisab kulu. Oota, kas te oletegi need inimesed, kes kiuslikult väikest teksti sinna etiketi peale panevad? Kas te olete sellest süüdi? Me oleme süüdi de facto, et me paneme selle sinna peale, aga mitte sihilikus kiusus. Teie reaalselt prindite seda ka? Ja, absoluutselt jah. Tekst on ette antud, mis peab olema kajastatud ja vastavalt tootele me siis kujundame selle etiketi ja toodame siin ja markeerime tooted. Mina otsustasin nüüd omal hakata ise kaupa komplekteerima. Täpselt need asjad, mis mulle maitsvad. Viimase asja tõstan peale ja lähen siit väljastusse. Muideks, kui niimoodi paari asja kaupa seda viia, siis ma ei suudaks elu seda kaupa kinni maksta. Õnneks need, kes siin töötavad, teevad seda kõike natukene kiiremini ja tõhusamalt.